kõige tavalisem ja põhilisem on järgmine. Esimene keel peab olema mi ehk e, teine keel si ehk b, kolmas keel sol ehk g, neljas keel re ehk d, viies on a ehk la ja kuues on jälle e nagu esimenegi keel. Seda juhul, kui su pill on hääles. Minu pill hetkel ei ole hääles ja kui häälestamist alustada, on kõigepealt tarvis kusagilt üks õige noot saada. Selleks on erinev võimalusi, näiteks minul on siin helihark ja see helihark annab täpselt mi noodi. See on siis kitarri esimese keele. On olemas ka heliharke, mis annavad mingi muu noodi. Siis peab ka kusagil mingil astmel keele alla vajutama, aga kitarristi jaoks on see e-helihark kõige mugavam. Panen selle heliharki kõlama ja üks võimalus seda häält kuulda, nii et ka teised seda kuuleksid, on siis panna resoneerima kõlakast. Ja kui ma nüüd tõmban esimest keelt, siis minu ülesanne on see noot paika keerata, aga niimoodi mul mõlemad käed kinni, nii et tavaline praktika käib siis niimoodi, et kuulatakse hammaste vahel. Ma ei tea, kas see on väga traditsiooniline, aga igal juhul pealuu on väga hea resonaator, nii et töötab. Nüüd ütleme niimoodi, et kui sul ei ole heliharki ja sa tahad siiski, et su esimene keel oleks tingimata mi. Me räägime hiljem ka suhtelisest häälestusest, see tähendab, et sinu keeled ei pea olema täpselt need noodid, millest ma rääkisin, vaid nad peavad omavahel hääles olema, kuid kui sa mängid mõne salvestusega või õppematerjaliga või sõbraga koos, siis on oluline, et pillid oleks täpselt hääles ja sel juhul sa tahad, et esimene keel oleks mi. Nüüd helihark oli üks võimalus. Häälestusaparaatidest räägime ühes järgmistest peatükkidest, kuid veel sellised kodused käepärased vahendid, kus saada õige noot, näiteks tavaline lauatelefon. Kui sa tõstad toruargilt, kuuled pikka tooni ja läbi aegade on see olnud la, mis on siis kitarri esimese keele 5. aste ja ma tean, et vanasti Venemaa punkarid käisid telefoni pulgas kitarri häälde panemas ja analogliin muidugi natuke kõikus, nii et päris häälde ei saanud, aga sinna kanti ja kui kutsub mobiiltelefon, ütleme EMT Elisama, siis ta on sol D-s, ta on siis esimene keel 4. aste kuskil sinna kanti, nii et põhimõtteliselt saab häälde. On ka erinevad häälestusvilesid, aga mina kutsun need rohkem pardivileks, nad on ise häälestana enamasti. Aga mingi indikatsiooni saab. Nüüd oletame, et sul on esimene keel hääles. Järgmine samm on vajutada alla teine keel 5. astmel ja võrrelda seda esimese keelega. Ja kui need noodid on erinevad, hetkel nad on erinevad, aga väga vähe, teeme nii, et oleks rohkem. Nüüd on kuulda selgelt, et need ei ole üks ja sama noot, siis on seda teist keelt tarvis keerata. Ja vaatad, kuhu läheb teine keel, klassikalisel kitarril on ta see alumises reas keskmine pinguti, ja hakkad kuhugi poole keerama. Kui sa ei tea, kuhu poole keerata, siis keera veerand tiiru lihtsalt kuhugi poole ja proovi uuesti. Kui läks hullemaks, oli järelikult valele poole, siis keerad teisele poole. Läks paremaks, läks jälle hullemaks, järelikult keerasid üle. Ja alguses ongi häälestamine selline, et sama palju, kui sa kasutad oma kuulmist, kasutad sa ka sellist katse-eksituse meetodit, sa proovid lihtsalt, sest et võtab natuke aega ja kogemusi, et see õnnestuks kiiresti. Igal juhul teed oma parima, et see noot oleks täpselt sama. Ja veel on oluline see, et sa vajutaksid võimalikult astmetraadi ligidale ja ei pressiks liiga kõvasti, sest kui ma pressin liiga kõvasti, siis see noot muutub päris palju. Edasi käib asi nii. Lahtist teist keelt võrdled 3. keelega, kus on alla vajutatud 4. aste. Ja kuulad, et need 2 nooti oleks samad. Kui ei ole samad, siis keerad 3. keelt, mitte enam teist, sest teise kohta otsustasid, et see on hääles. Edasi tuleb kõikidel keeltel alla vajutada jälle 5. aste. Nii et lahtist 3. keelt ma võrdlen 4. keelega, mis on alla vajutatud 5. astmelt ja edasi ka. 5. keel 5. aste võrdub lahtise 4. keelega. Ja kõike selle teooriat saad sa rahulikult vaadata ka selle plaadiga kaasas olevast raamatust. Ja täpselt sama siis ka 6. keelega. Vajutan alla 5. astmet ja võrdlen lahtise 5. keelega. Nüüd, kuna ma ütlesin, et esimene ja 6. keel mõlemad on E ehk mi noodid, siis kui pill on hääles, siis peaks nendes 2 keeles olema midagi väga sarnast. Hetkel tundub, et on, aga kui
tulemus kõlab niimoodi, et need kaks nooti omavahel kokku ei kõla, siis ilmselt oled teinud kusagil vea, aga tõenäolisemalt oled teinud palju väikeseid vigu, sest alguses on väga raske ikkagi täpselt kuulata ja neid noote eristada. Siis pole muud kui alustada otsast, niikaua kui oled tulemusega ise rahul. Ja kui sina oled rahul, siis ongi pill hääles. Sellest, kuidas keerulisemalt häälestada, räägime edasi, aga kui sa oskad sellist kõige tavalisemat ja põhilist häälestamist, siis sellest piisab rahulikult, et mängida akorde ja esimese positsiooni heliridasid.